Tere taas ja rõõm teid kõiki näha. Me oleme Steniga, meie kaameramees, pikalt arutanud, et kuidas oleks kõige õigem neid autovideosid teha. Tema seisukoht on, et võiks teha kompaktselt, lühidalt, aga minu arvamus on see, et kui millestki räägin, mulle meeldib minna detailidesse ja rääkida asjadest põhjalikult. Ja siis me oleme jõudnud kokkuleppele, et meil on siis kaks varianti. Teeme selle ühe pika, nii-öelda minu variandi, kus ma saan teemast minna põhjalikult sisse ja siis katime sellest niisuguse kompaktse varianti kokku. Tulles meie tänase auto juurde, milleks on Aston Martin DB9 Volante, siis ka siinkohal on see, et sellest autost rääkida, ma pean minema ajas tagasi. No ma toon ühe võrdluse, et kui ma tahaksin rääkida meie kaunist koduriigist Eestist, siis ma peaksin minema augustisse 1991, 20. august, siis ma peaksin rääkima okupatsiooniajast, siis ma peaksin rääkima 24. veebruarist 1918, saariajast, Rootsi võimust, taksoordust ja nii edasi. Isegi võib-olla Jüri ülestõusust. Samuti Aston Martini puhul. Aston Martini firma loodi siis 1913. Nii kaugesse aega ma tagasi ei lähe, kuid küll ma mainin seda, et kogu aja jooksul on õnnestunud Aston Martinil minna pankrotti 7 korda. Ja olukord läks paremaks siis, tegu oli aastaga 1927, kui Ford omandas 75% Aston Martinist ja lõplikult omandas siis 100% selle aasta 1993. Tollal, see oli 80. lõpp, oligi populaarne, et USA tootjad ostsid nii-öelda üles Euroopa tooteid, just neid luksmarke. Nagu ma ütlesin, et Ford omandas Aston Martini, omandas ka 1929 Jaguari, Chryslerile hakkas kuuluma Lamborghini, GM sai oma omandusse Lootuse ja ka pool Saabi, hiljem ülejäänud osa ka. Aga toetab oligi olukord selline, et tegelikult Aston Martin oli üsna väike firma, ettevõte, mis tegelikult tootis väga vähe autosid. Tegelikult seal on üks põhjus ka miks. Et kui me räägime sellist autodest, siis olete kõik kuulnud, et kasutatakse sellist väljendit, et auto on tehtud käsitsi. Et siin on tegelikult natuke see tõlgendus vahest nii ja naa, et ei ole päris täpne. Võtame, et kui me räägime tänapäevased Bentley'd, uued Bentley'd, siis seal on nagu silt, et handcrafted by ja see on mingi nimi. See tähendab, et eesti keeles siis võib-olla, ma ei teagi, mis see otsetõlge oleks, aga see tähendab üldjuhul need autode puhul seda, et nahksisu on tehtud käsitsi, neid puitdetaile, muid asju on seal tehtud käsitsi. Aga enamus autod ikkagi nagu need detailid on tehtud robotite poolt. Et kui võtta nüüd DB9, siis on ka siin on üks silt, samuti niisugune embleem, kus on kirjas hand built in England. Mis tähendab seda, et see auto on siis eesti keeles võib-olla käsitsi kokku pandud, et kuigi enamus detaile on valmistatud samuti robotide poolt, aga auto on ikkagi käsitsi kokku pandud. Aga enne seda, kui see auto tuli turule ja samuti DB7, millest ka varsti räägin, tegi siis Aston Martin autosid tegelikult päris käsitsi, et siis tollal öeldigi handmade. Et meil oli see handcrafted, handbuilt ja siis on ka handmade ja see oli tõesti niimoodi, et vanasti Aston Martinide puhul et meistrimehed näiteks neid kereplekke ise lõikasid välja, haamriga peksid ja kõik asju tehti käsitsi. Ja seetõttu oli ka tootmisarvud väga väikesed. Esimene siis väike samm, mis oli DB9 suunas, oligi siis, kui esitati uut mudelit Aston Martin Virage ja tegu oli oktoobrikuuga aastal 1928, kuigi esimene auto, kliendi auto, valmis alles jaanuarist 1990. Ja tegu ikkagi oli siis õige vana kooli Aston Martiniga, mida siis täiesti käsitsi valmistati, et handmade. Ja tootmisarvud lihtsalt ma toon näiteks, et palju siis tolla neid autosid aastas toodeti, et 1929 ehk siis esimene aasta, kui see uut mõõdet hakati tegema, oli vist mõni auto üle 200 ja 1991 oli seal natuke alla 200 ja 92 oli tootmisarv lausa alla 100 langenud, minu teada oli see 60 tükki aastas. Ja kuna, nagu ma ütlesin, et oli Aston Martin läinud Fordi omandusse, siis oli selge, et tuleb mingisugune uus suund valida, et päris nii edasi minna ei saa, et kallid autod on väga tored, väga head, aga miski peab muutuma. Lihtsalt ma toon ka näite, et autod väga kallid, et kui minnes tagasi Aston Martini Virage'i juurde, tegu oli siis, kuigi
ta oli nii-öelda uue mudeliga, aga väga palju oli seal ka siis vanad tehnikat. Näiteks mootor oli sama vana, mis oli eelnevatel V8 Volante, V8 Vantage mudelitel, ehk siis 5,3 liitrine V8, 32-klapiline, see võeti üle ja palju muud asju ka. Ja lisaks oli veel see, et nagu tolle kombeks, et kui tegu on niisuguse väikse firmaga, siis mõned detailid laenati ka muudelt tootjatelt. Näiteks Aston Martin Virage'i puhul oli naljakas, mis naljakas, aga oli see, et esituled olid Audi 200-lt, tagatuled olid Volkswagen Sciroccolt, rool oli näiteks sama, mida leidus Lincoln Mark 7-s, ukselingid sisemised olid Jaguar XJS omad ja nii edasi. Mingid nupud olid seal GM-i valikust, midagi oli seal veel Citroeni kataloogist ja nii edasi. Kõik see oli väga tore lähenemine, kuid nagu ma ütlesin, Aston Martin oli uus omanik Ford ja asjad pidid hakkama muutuma. Asi oli tegelikult selle asi, et juba Jaguar ise, mis oli nüüd ka läinud Fordi omandusse, oli eelnevalt mõelnud, et kuna oli nüüd siuke auto nagu Jaguar E-Type, mida siis asendas Jaguar XJS, aga neil kogu aeg natuke kripeldas, et ikkagi võiks mingi niisugune sportauto ka valikus olla. Ja siis seal insenerid nagu töötasid välja ühe prototüübi, et kandis nime see Jaguar XJ41 kaldkriips XJ42, ehk 41 oli kupee, 42 oli kabriolet. Ja sellest vist pidi siis saama niivõrd kuivõrd E-Type'i õige järeltuulija, sest et XJS oli tore auto, aga ikkagi natuke teistsuguse suunitlusega. Aga kuna Ford oli selle ka Jaguari üle võtnud, siis Ford ütles, et tegelikult see konkreetne auto ei sobi. Et kuna ta oli juba natuke liiga raske ja oli nagu aru saada, et ka see turusektor, kus ta müüakse, et need võimalused on suht piiratud, et selle hinnaga, mida saaks nagu müüa Jaguari nime all, et see ei too piisavalt kasu sisse, kuna neid autosid on võimalik nii palju müüa. Ja öeldi, et tõmbame sellele projektile siis vee peale. Aga Aston Martin, kes just nimelt otsis endale natukene odavamat autot, kohe räägin teile hindadest valikusse, siis mõtles, et miks mitte, et nemad võiks selle projektiga edasi minna, sest et nende jaoks see hinnaküsimus ei ole probleem ja ka väiksemad tootmisarvud ei ole probleem, sest igal juhul oleks nad kordades suuremad kui see, mis neil seni oli. Ma lihtsalt toon ühe näite teile, et räägime hindadest, et kui see meil juba palju jutuks on mudel Aston Martin Virage 1993. aastal, sellest küsiti 350 000 Saksa marka, siis 1000 marka odamalt võis osta Ferrari 456 GT. Võrdluseks nii palju, et selle Aston Martinil oli, nagu mainisin, 5,3 liitrine V8 mootor, millel oli siis 330 hobujõudu või katalüsaatoril 310 hobujõudu. See-eest Ferraril 456 GT oli 442 hobujõudu. Samas kiirusomadused olid hoopis TS-klassist. Nii et pole ime, et seda Ferrarit oli palju lihtsam turustada. Lisaks ka see, et kes helistas Briti toodangut, selle oli võimalus osta Jaguar XJS V12 mootoriga, 6-lise mootoriga ja selle autost küsiti vaid 130 000 Saksa marka. Ehk siis üle 2 korra vähem kui Aston Martin Virage'i eest. Ja palju need autod siis kokku tehti? Ma toon näite, et nagu ütlesin, et oli tavamudel Virage, oli kabromudel Virage Volante ja siis lisaks tuli turule hiljem ka sportmudel 2 kompressoriga Aston Martin Vantage, mille oli 550 hobujõudu. Siis Virage'i mudelid, nii kupee kui Volante, said 96. aastal endal uued nimed ja facelifti ja uus nimi oli vastavalt kas V8 või V8 Volante. Ja lisaks tehti ka eriversioone, tehas sai tellida. Erikereversioone tehti näiteks 3-ukselist, Virage'is tehti 3-ukselist mudelit Shooting Brake, väetavalt ainult 6 tükki, oli ka siis 5-ukseline universaalkirjaga auto, mida vist tehti 7 tükki ja oli ka 4-ukseline sedaan, vist tehti neid 9 tükki, et neid võib täitsa guugelda, vaata huvitavad autod on. Ja kui alguses Virage'id, Volante mudelid, just kabrioletid olid lühema teljevahega, siis kui nad said facelift ehk uue nime, siis V8 Volante, siis nad said pikema teljevahe. Ja lisaks tehti eritellimusel ka Vantage'ist tehti siis kabriolettmudelid mõned. Oli vist 8 tükki, oli vist lühema teljevahega ja siis üks oli pikema teljevahega. Ja kokku toet neid autosid kõiki neid eri kereversioone, lisaks seal tavamudelites sai osta ka tehast juba võimsam mootori 6,3 liitrised, kokku tehti neid autosid liiga autotud 100 tükki. Et seda siis umbkaudu 11 aasta jooksul.
Nii, aga nagu ütlesin, et oli selge, et oli vaja tuua turule uus auto ja see algne projekt, mis pidi saama Jaguari omaks, sellega hakkas edasi tegelema Aston Martin. Siis oligi sedasi, et siis koostöö, et siis disainer Ian Callum ja kindlasti paljude tuttav nimi Tom Walkinshaw, kes tegeles siis Jaguari sportosakonnaga, ütleme siis niimoodi, et nemad siis töötasid välja selle auto, mida me teame tänapäeval nimel DB7. Ja DB7 esitati siis märtsis 1993. Ja siin ma toon ka nüüd selle hinna, et kui eelnevalt ma mainisin, et kui Virage maksis kõige odavam Aston Martin, et Volant oli kallim, Vantage veel kallim, et Virage maksis 350 000 Saksa marka, siis DB7 hinnaks oli vaid 21 000 Saksa marka. Ja kuna see mudel DB7 oli ikkagi väga palju välja töötatud just nimelt koostöös, ütleks niimoodi Jaguariga, kasutas ka Jaguari tehnikat. Põhi oli sellel pärit kuigi väga palju moderniseeritud Jaguari XJS-ist ja ka mootor oli siis Jaguari mootor AJ6 ehk siis 3,2-liitrine rida 6 mootor. Vahe oli ainult selles, et kui Jaguaril oli ta vabalt hingav 203 hobujõudu, siis DB7 oli ta kompressoriga ja 340 hobujõudu. Ja tulemus oligi see, et see uus mudel oli oodatult populaarne, vähemalt arvestades Aston Martini müüginumbreid. Ja kui ma ütlesin, et seal kuskil 80 lõpus, 90 alguses oli tootmine aastas kuskil 200 autot aastas, mõni rohkem, natuke vähem, 92. aastal vist ainult 60 autot, siis 95. aastal kogu tootmine oli siis 700 autot ja natuke rohkem. Ja kokku toodeti siis DB7, et alguses oli saada ainult see rida 6 mootor, kuid 99. aastal tuli valikusse ka V12 ja kokku toodeti autosi umbes 7100 tükki. Ehk siis võrdlused, et kui need käsitsi tehtud Aston Martinid, ütleks siis Virage'i perekond tooti kokku 1100 tükki ligikaudu, siis DB7 umbes 7 korda rohkem. Ja seal erinevus oli, mis oli ka tavaliselt Aston Martini puhul erinevus oligi see, et DB7 ei toodetud Aston Martini enda tehases Newport Bagnelis, vaid hoopis tehas, mis asus Bloxhamis. Ja seal tehases just varasemalt oli valmistatud siis Tom Walkinshaw abil Jaguar XJ220 supersportautosi. Nii, see oli meil nüüd siis teine samm selles suunas, me jõuaksime autoni DB9. Kolmas samm oli see, et need vanad keerulised mudelid, mida tehti hästi käsitsi, et need tuli mingit välja vahetada ja uus mudel, mis siis sai nende järeltulijaks, siis aastal 2001 kandis nime Aston Martin Vanquish. Ja tegu oli siis jätkas seda sama disainijoont, millega sai alguse DB7 ja võttis üle ka siis selle mootori, mida oli juba DB7 Vantage mudeli puhul, siis DB7 Vantage mudeli puhul esitlenud, ehk V12 mootor, 5,9-liitrine V12 mootor. Aga see mudel, et kuna DB7 ja väga paljud mudelid, et nemad on siis VH platvormil, see Vanquish, sellel oli täiesti oma platvorm, et väga palju sealt seda know-how'd, mida sealt saadi, võeti üle siis, et esitleda see ja välja töötada VH platvorma, kuigi tegelikult see ikkagi Vanquish oli täitsa omal platvormil. Aga see oli ikkagi samm selles suunas, viimane samm, et jõuda siis DB9-ni. Lisan ka selle, et see Aston Martin Vanquish, mida hakati aastal 2001 tegema, et see oli viimane Aston Martin, mida siis tehti selles legendaarses Aston Martini Newport Bagnell tehases. Et tänapäeval on see tehas alles, aga seal restaureeritakse vanu Aston Martineid ja tehakse igasuguseid muid asju, aga autot seal enam ei toodeta. Sest, et aastal 2004, kui tuli turule DB9, valmis uus tehas Gaydonis ja sealt edaspidi tulnud kõik uued Aston Martinid. Nii, et ühesõnaga väga pikk jutt oli, väga pikk sissejuhatus, aga jõudsime lõpuks selleni, et aastal 2004 tuli tootmisse Aston Martin DB9. Nagu ma ütlesin, et Aston Martin DB9-ga tuli turule ka uus platvorm, VH platvorm ja selle põhjal tehti päris palju erinevaid autosi. Lisaks siis DB9-le tehti ka selle sportlik vend, ütleks niimoodi, DBS. Siis tehti ka väiksem V8 Vantage,
millel ei ole nimi juba segadus, aga millel ei ole mitte midagi ühist selle autoga, mida tehti 90-ndatel. Siis tehti 4-ukselist Rapiidi ja siis taas võib-olla tekib segadus, et 2011 märts kuni september 2012 ehk suht lühidalt tehti ka sellist mudelit, mis kandis taas nime Virage, et Virage pidi olema siis DB9 ja DBS-il seal vahepealne mudel. Aga tehti ta ainult, nagu ütlesin, 1,5 aastat ja juba 6 aega pärast seda, ehk siis oktoober 2012, selle auto disain elas edasi siis DBS-i faceliftina. Ja DBS-i tehti kokku siis aastast 2004 kuni 2016 ja kokku 16 500 tükki. Nii, aga tulles siis nüüd konkreetselt juba tagasi DB9 juurde. DB9 on paljude meelest üks ilusamaid autosid maailmas ja ma enam-vähem saan selle nõustuda. Miks enam-vähem? Sest on niimoodi, et kui DB7 tuli turule, siis ta tegelikult ta oli nagu mäletan, kui ta kuskil seal, ma ei mäleta seda, et kui ta turule tuli, seda ma ei mäleta, et tollal olid teised ajad, aga ma mäletan, kui turul oli ja ta oli nüüd okei auto, aga ta mulle loomulikult väga mingit muljet ei avaldanud, kuna mul tollane maitse oli ikka teine, et olin ju kõvasti noorem. Ja mul ikka meeldisid niisugused kiilukuulsed sportautod, igasugused keskmootoriga Ferrarid ja Lotus Esprit ja Lamborghinid ja muidugi Dodge Viper ja Corvette'id. Aga tollal juba räägiti, et DB7 on üks ilusamaid autosid ja ma nüüd tänapäeval täiesti nõustun sellega, et ma ei mäleta, oli see nüüd aastat 5 tagasi 10, et ma hakkasin kuidagi teise silmaga autot vaatama üldse, autot teistmoodi suhtuma, et kuna kogemust oli juba nii palju olnud, et oli ma palju asju, palju otsuseid ma tegin juba nagu oma sellest maitsest, oma kogemustest ja siis olin ka vanemaks saanud ja siis ma nagu hakkasin DB7-sse kuidagi teistmoodi suhtuma ja teistmoodi seda autot vaatama. Ja nüüd ma saan aru, et kui ilus auto see DB7 on ja mina isiklikult ütleks, et DB7 on üks ilus auto siin maailmas. Ja ma ütlen, see on pigem võib-olla niimoodi, et kelle jaoks on DB7 see üks ilusamaid, et võib-olla siis see DB9 pigem jääb tahapoole, aga samas ma mõistan kõiki neid, kes ütlevad, et see DB9 on üks ilusamaid ja DB7 jääb tahapoole. Kuna mina on nagu rohkem DB7 mees, aga kaamermees Sten ütles, et tema on DB9 mees, nii et selles mõttes, et kõik on ilusti paigas. Ja disainiga on seda, et kui ma ütlesin, et tegelikult DB7 oligi see mudel, mis andis selle uue disainikeele kõikidele nendele järgmistele Aston Martinitele, siis Ian Callum oli see, kes DB7 disainis ja Ian Callum on tegelikult ka see, kes on DB9 disaininud, kuigi koostööd seda Hendrik Fiskeriga. Ja näiteks, kui me eksi, Hendrik Fisker disainis ka BMW Z8 ja näiteks, kui ma vaatan seda selle nurgalt, ma ei tea, kas kaamermees saab tulla siia, siis mina näen siit nagu Z8. Ma see enne üldse nagu ei ole täheldanud, ma ei tea, isegi täheldada, aga enne kui kaamermees tegi siin pilte seda autost, siis ma selle nurgalt tulevad siit, on nagu Z8. Nii, et siin on ühesõnaga, et see on nagu, et tegelikult mõttes on väga huvitav disain. Ja mina ütleks niimoodi, et nagu ma enne ütlesin, pigem mina nagu see võib-olla DB7 minu jaoks nagu see eriti magus auto välimuselt, siis ma pean ütlema, et mulle just nagu meeldib DB7 puhul see katusejoon, mis läheb kuidagi kumeramalt. DB9 puhul läheb natuke järsumalt, aga õnneks meil on siin DB9 volante, ehk siis tegelikult see auto on väga-väga ilus, et kui ta oleks kupeena, siis ta võib-olla mulle, ütleb, et ikka meeldib, aga mitte nii palju, kui meeldib mulle volante. Et üldiselt ma olen tihti nagu olnud seda meelt, et mingi autode, ütleme, disain, kui räägime kupeedest või mida iganes, räägime ikka kupeedest, et siis on niimoodi, et see kupeel on väga isikupärased kirjajoonet, et kus me võtame katuse maha, on ta siis samuti DB7 või on ta Porsche 911, või Jaguar XJ8, et me võib-olla mingil määral kaotame selle algse iseloomu, disaini iseloomu. Et seetõttu mulle tihti meeldivad need algdisainiga autod nagu rohkem. Aga näiteks DB9 puhul mõtlen mulle, kuna meil natuke see katsu natuke häirib, miski asjal häirib, et mulle tegelikult DB9 puhul meeldib just nimelt selle volante meeldib mulle rohkem. Ja kuigi DB9 ei ole enam see handmade Aston Martin, või ta on hand-built Aston Martin, siis on ikkagi tegu väga kvaliteetse autoga. Ja üks asi, mis mind kunagi, kui ma minu jaoks on see juba mitmes kord DB9 kokku puutuda. Ja kui ma esimene kord see auto kokku puutsin, see oli, ma ei tea, rohkem 10 aastat tagasi,
mind hämmastas näiteks see, et see iluvõre ei ole mingisugune odav plastmass, vaid on kuulda metallist. Ja kõik need embleemid siin on niisugused korralikud robustsed metallist embleemid, et kui siit ära võtta, siis on niisugune korralik biotäis. Nii konkreetne auto on siis pärit Ameerikast ja siin on näha ka natuke seda Ameerika maitset, kroomväljed. Ma ütleks, et see on maitseasi ja ma mõistan neid, kes ütlevad, et pigem mitte, aga ma ütlen, mulle päris meeldivad. Ma ei tea, miks. Sobivad selle autoga hästi kokku, vähemalt selle valge välisvarviga. Igatahes mulle see nagu meeldib, nii et ma ütleks nagu äge. Et kes on juba tähele pannud, et ka muidu ma videodes väga nagu autodisainile ei pühenda palju aega, sest mõtlen, see on väga kuidas ma ütlen, individuaalne, et ühele meeldib üks, ühele meeldib teine, aga mingid autod võib-olla, mis enamusse meeldib, mingid autod võib-olla, mis vajavad rohkem harjumust, aga jah, et võib-olla disaini osas, kaameramees filmib erinevaid nurki, näitab ühesõnaga igal juhul väga ilus auto, DB9 ja veel ilusam on, kuna ta on volante. Et nagu ikka, näitame ära ka, mis on meil, tahtsin juba öelda kassil kõhus, aga mul oli kogu aeg nagu mõttele mujal, et tegu ei ole Jaaguriga, tegu on Aston Martiniga. Et tegu ei ole siis kassiga, eks ole, et siis vaatame, mis on meil siis Aston Martini siin mootorruumis peidus ja tegu on siis V12 mootoriga. Ja siin on ka käsitsi kokku pandud, nagu näha. Siin on see härra, meie nimi on Martin Askill. Kuigi ma loen, et tema on selle, et lõplik, et tema on siis selle lõpliku kontrolli teinud. Et tema ikka ei ole seda kokku panda, tema on selle lõpliku kontrolli teinud. Aga selle mootori ajalugu on huvitav, et tegelikult oli niimoodi, lähme ajas seda tagasi, et kui Ford tõi turule oma Touratec mootorid, siis ta alguses palus Porsche abi need mootorid välja töötada. Ja mingil määral Porsche jõudis ka seda midagi teha, aga mingist hetkest läks see projekt üle siis Cosfordile, kes lõpuks siis jõudis asjaga nii kaugele, et siis V6 Touratec mootor jõudis turule. Ja tegelikult sellest, see jutt, et Aston Martin V12 on kahest V6 Fordi Touratec'is kokku võetud, loomulikult see jutt ei vasta tõele. Ei ole nii, et võeti 2 V6 ja kevitati kokku. Aga seal üht-teist on nagu üle võetud ja kui siis see esimene, et see mootor, V12 mootor tuli siis valmis, ütleme siis niimoodi. Ei saa öelda tuli turule, sest ta ei tulnud turule, aga ta valmis. Et siis, kes teab niisugust autot, et võib-olla nooremad ei tea, vanemad teavad, Ford Indigo, selline ideeauto, millega sai muide sõita ka arvutimängus Need for Speed 2. Olen sõitnud, väga mõnus auto, vähemalt mängu põhjal hinnates. Et see oli siis selle esimene mudel, mis sai siis selle uue V12 mootori. Ja nagu ütlesin, et kuigi üht-teist võeti sealt V6 Touratec mootorist, siis ikkagi mootor on täiesti teine ja taas Cosford oli see, kes aitas selle V12 mootori välja töötada. Ja kui ma ütlesin, et esimene mootor, mis valmis, läkski Ford Indigosse, siis teine mootor, mis valmis, läks juba Aston Martinisse. Ja algselt, kui siis oli turul see DB7 Vantage ja siis 2001 aastal esitatud Vanquish, ja siis need V12 mootorid, need valmisid siis Cosfordi tehases, aga aastast 2004, siis kui tuli turule DB9, siis valmis täiesti uus tehas Saksamaal Kölnis, kus siis hakati neid V12 mootoreid kokku panema. Ja konkreetne, kuigi siin mootori peal on kirjas 6,0, tegelikult kui hakati niimoodi ümardama, siis tegelikult peaks ütlema, et see mootor ikkagi on 5,9, aga see ei ole vahet, et ka näiteks Fordil legendaarne 5-liitre mootor, et 4,9, eks ole, Mercedesel on 5,5, veetavalt 5,5, et 5,4, 6,3 on 6,2 ja nii edasi. Ja tegu on siis 5,97 V12 mootoriga ja algselt, kui ta siis DB9 mootorruumi jõudis, oli tal 456 hobujõudu. Hiljem natuke need hobujõud lisandus, konkreetne auto on aastast 2008, ma isegi ei tea, palju sellel täpselt hobujõud on, võib-olla natuke rohkem, ma mäletan, mingi hetk oli seal midagi 470 ringis. Ja alguses sai siis kuni aastani 2012 sai siis seda osta DB9 nii manuaal- kui automaatkäigukastiga ja siis kui 2012 oktoobrist, kui siis tuli see facelift,
suurem facelift, et siis see teine facelift DB9-le ja siis ta võttis üle selle vahepeal poolest aastast toodetud Virage'i välimuse, et siis ei tootmise ainult automaatkastiga mudel. Et ühe asja ma toon veel välja, kindlasti hästi palju kinnisi nüüd iga inimese individuaalses maitses, et võib-olla näiteks Lexuse meestele, Mercedese meestele niisugune asi ei paku erilist naudingut, aga mulle väga meeldib, et just kuidas auto siin kõik need mutrid ja poldid, kuidas auto ehitatud on, et näha ta niisugune natuke ikkagi on nagu seda käsitöötsid tuleb nagu esile ja mulle ta meeldib, et kõik on niimoodi näha, et ei ole siin väga nagu midagi peidetud igasuguste asjade alla, vaid on selline kuidagi tekib, ma ei teagi, aus ja kodune tunne sellise autoga. Et nüüd astusime juba sõitma ja ma teen selle interior osa siis sõites. Et mul on hea meel, et on säilinud selline kvaliteet ka DB9 puhul. Et väga ilusad materjalid on siis ees, ilus niisugune nahk, kohe näha, et kallis ja mõnus hea katsuda. Ja ka konkreetsel DB9-l on ka väga ilusad need puitpaneelid siin üleval armatuurlauast keskkonsoolist ülesse, armatuurlaua peal, siin ukseposti peal ülemist osad, et väga ilusad. Et mulle nagu väga meeldib ja sellised metallsed detailid, mis siis ees on, käegale katsud niisugused mõnusad tummised, et asi on nagu väga kvaliteetne. Ja kuna DB9 on siiski GT auto, et aga on ka mugav sõita. Selles mõttes, et ruumi siin on, et mulle tihti meeldib istuda niimoodi jalad laiali, et siin on mul ruumi on, isegi ei käi kuskile vastu ja istumise asend on ka täitsa hea, katus on maas, et praegu on meil juba õhtu käes, sõidame varjus, aga tuul väga ei puhu, nii et on täitsa nagu okei sõita. Taga on ka väiksed istmed. Tavast me oleme teinud seda, et ma ka poen sinna, ma vaatan, kas ma seda täna teen, et võib-olla teen. Ja mis ka DB9 on hea, on see, et on säilitanud ka oma sportliku poole. Et näiteks võrdleme üks teine auto, kindlasti paljudele tuntud, on Bentley Continental GT. See auto on suur raske, kobakas sõita, aga DB9 puhul on nagu tunda, et kes tahaks teha ka sporti, siis selle auto puhul on see võimalik. Et auto isegi praeguse kiiruste juures, mis on meil üsna tagasihoidlikud, on juba tunda, et auto väga hästi sõidab teel, et roolitunnetus on hea, on konkreetne. Täitsa niisugune mõnus auto, et kui tahta teha mingisugune pikem road trip, ka mingisugust mägiteed, et on tunda, et DB9 on seal täitsa omas elemendis. Ja mida ma veel välja tooks, on muidugi see mootor. Et sellel V12 mootor on niisugune mõnus, niisugune väga kindla iseloomuga tämber, väga mõnus, ka annab väga palju sellele sõidu fiilingule juurde. Nii et kes tahab sellist, ma ütleks, et kaks ühes autot, mis on ikkagi nagu mugav, mis on võib-olla küll väga selgete mööndustega, aga võib öelda ka mingil määral ka isegi pereauto, kuna taga on olemas väiksed istmed, väikelapsed sinna mahuvad. On selline mugav auto tegelikult, võttes arvesse, mis autoga tegu on, samas ka sportlik, nii et kindlasti soovitan. Et ma ise olen, mõtlen nagu päris palju autoga elus tegelenud, olen ka ära kogenud konkurendid selle autol, tollased, et siis nagu mainisin Bentley Continental GT, Ferrari 612 Galetti, siis CL Mercedesed, võimsad variandid, no siis kas saab konkurendiks nimetada, võib-olla saab, ka BMW M6 tollane, ma ei tea, mis see kerekood on, E63 võib-olla, siis 2007 aastal tulnud turule Maserati Gran Turismo, et Jaguar XK, XKR,
nende kõigega nagu kogemus olemas, nii et mul on raske nagu öelda, et mis mul nagu kindel nagu lemmik neist autodest on. Seal on teatud nüansid, võib-olla ühe puhul eelistaks seda, mõnel muul olukorras teist, aga igal juhul DB7 on üks mu lemmikumaid nendest. Nii et väga mõnus ja väga hea auto ja mina kindlasti eelistaksin, kuigi praegu ütle ausalt, siin on meil õhtu käes ja praegu on meil siin oleme varjus, ei ole väga soe, aga tegelikult mina alati ikkagi sellise auto puhul juba eelistaksin ikkagi kabriolettmudelit ehk Volantet, nii et väga mõnus auto. Olen see Kats Jänes, kes poeb ka tahaistmele. Ma teen ka sellel korral teile seda head meelt, et tuletan meelde, et oleks nagu aru saada, millest ma räägin, et ma olen siis pikk 1,83 m. Nii, vaatame. Ma vist pean natuke ettepoole istet panema. Ühesõnaga, ma praegu hetkel ta ei lähegi rohkem ettepoole, ei lähegi. Okei, mina oma pikkade jalgadega muidugi siia nüüd ei mahu. Ma korra vaatan, et kui ma istme nüüd taha paneksin, kas ma siis, siit ma ei mahu. Et ühesõnaga jaa, et minul see taha istmel asja pole, nii palju on, et kui ma tahaksin piknikut pidada niimoodi üksi või kahekesi, iste niimoodi, siia paneksin oma heine, naudiksin päikest, nii on see päris hea olla. Aga muul juhul, mis on huvitav, selles mõttes, et ma olen teinud ka kunagi seda kupeega ja siis ma sinna taha läksin, aga kas ma siis tõesti mäletan, kas ma panin selle istme siis, kuidas ma selle istme siis endale ette sain. Jah, see on hea küsimus, et ma endalegi nüüd tekkis selline, ma ei teagi, aga ei, tähendab, kui vähe lühemate jalgadega inimene siia täitsa saaks, nii et jah, aga katse tehtud. Ja mis mulle väga meeldib, et mulle meeldib, kuidas on lahendatud DB9 puhul see käikude vahetamine. Et siin need nuppudega, et meenutab mulle ka neid uuemaid Lincoln mudeleid. Minust on nagu väga niuke geniaalne ja efektiivne lahendus. Et ei pea olema kuskil mingisugune käiguvalitsi siin üleval mingisugune, ütleks siis halvasti öeldes lausa toigas püsti. Et see on minust väga, esiteks ta on ruumi ergonoomiline ja samas ta näeb kuidagi väga niuke soliidne ka välja sinna. Ja teine asi, mis mulle meeldib, on kihvt, kuidas see